Kiiresti elava sektori statistika, et mitte midagi üllatuslikku siin meil ei ole, et ikka need samad valdkonnad, kulikaubandus, ehitus, töötlev tööstus. Kuna loomulikult see 308 on piisavalt väike number, et selle alusel üldse mingisugust põhjalikku statistikat teha, siis ta võiks lihtsalt vaadata niimoodi üldises plaanis, et need on kõige riskantsemad valdkonnad. Ja siin all on näha tegelikult, ütleme, summa summarumites veonduslaondus, millel ettevõtete arv on küll väiksem, kuid võlgade mahud on jällegi suuremad, ehk siis riskid on neis valdkondades suuremad. Toitlustus, majutus, mis on alati olnud suhteliselt riskantne, äriväli toimetav valdkond, temal ei ole võlad nii suured, kuid arvud jällegi suured. See on niisugune üldvaates linnul läinud siis 308 ülevaade.